ma usun, et need slaidid siia kohe tekivad. Ja tõesti ma kavatsesin siis rääkida etendustest, mida ma olen näinud erinevates sellistes poollagunenud keskkondades, mõnikord ka päris lagunenud kohtades. Ja need just nimelt on sellised vahealad. Ja nad on väga mitmes mõttes vahealad, et me oleme kõik ju käinud vaatamas etendusi kohtades, mis ei ole ei teater ega ei ole talu, ta ei ole teater ega ta ei ole tehas, ta ei ole linn ega ta ei ole maa. Ta asub kuskil, mis võib-olla alati ei ole kõige täpsemalt määratletud. Ja väga sageli need kohad on sellised, mis on kunagi olnud midagi, millel on mingi kindel funktsioon, aga nüüd on seal väga sageli võsa, mingisugused varemed või veel midagi muud. Et nende kohtade tähendus ei ole üheselt mõistetav. Desktopil, ei, see ei ole see. See on see. Nii, just, nüüd tuli. Et nende kohtade tähendus ei ole üheselt mõistetav, aga samas nad on kuidagi laetud kultuuriliselt, sotsiaalselt, majanduslikult, esteetiliselt. Ja pealkirjas tõesti on jälle see sõna etenduskunst, mille üle me eile pikalt vaidlesime, et ma mõistan selle all laiemas mõistes teatrit. Sealjuures nähtusi, mis ei ole alati just nimelt need, mida me esmaselt peame teatriks, sest nad ei ole draama ega võib-olla ka mitte näitlemise põhised. Aga vähemasti üks mu näide on täiesti kindlasti defineeritav teatrina, nii et see etenduskunstid on siin sellises nagu laiemas mõttes. Ja need on siis sellised lavastused, mille asupaik on kuskil hüljatuses, kuskil servaaladel, nurgatagustes, perifeeriates. Ja teater on siis just nimelt selline tegemise viis, mis on vaheala ja ta ühendab endas erinevaid etendamise, vaatamise ja kogemise praktikaid. Ja need kohad huvitavad mind selles mõttes just, et nad on olnud nagu unustatud ja siis nad on taas leitud uuel viisil, taas leitud kultuuri, teatri, kunsti kaudu. Et nad on nagu taas kodustatud, taas kultuuristatud. Ja kõigepealt ma teekski sellise väikse nagu mõttelise jalutuskäigu, mitte täieliku jalutuskäigu nendes kohtades, mida me tegelikult kõik juba teame, aga vaataks neile koos veel korra otsa. Järgmisena on mul plaan minna isiklikuks ja siis ma räägin mõnest lavastusest. Ja kui me mõtleme Eesti teatrimajadest, ja tõesti teatrimajadest, siis enamasti on nad sellised mugavad, mõnusad, õdusad. Meil on need esindusteatrimajad on pärit sealt modernistlikust arhitektuurist, nad on mõeldud katkestusteta jälgimiseks, vaatamiseks turvaliselt ja justkui väljaspool asetsevalt positsioonilt. Ja alates 90-ndatest on teater otsinud, nagu me teame, endale uusi asupaiku. Ja esialgu leiti need siis linnast romantiliste vanalinnamüüride vahelt, 3 musketäri, või maalt kultuuriliselt ja ajalooliselt tähenduslikest paikadeks, eks ole, Keila joamõis ja igasugused kultuuriloolised talud. Need kohad olid esialgu väga sageli just positiivselt laetud. Neil on mälu, neil on ajalugu ja soovitavalt esteetiline ja isegi pitoreskne väärtus. Kui me vaatame laiemat läänemaailma teatrit, siis seal tööstushooneid on avastatud juba tõesti alates postmodernismi kõrgajast, 60-ndatest, aga Eesti teatris on see industriaalarhitektuuri nagu tulek etenduskunstidesse olnud pikk umbes 15 aastat. Ja nüüd jälle saabki kohe rääkida Ene-Liis Semperist, aga pikalt ma temaga ei tegele, et üks esimesi selliseid lavastusi, mis oma koha poolest just oli atraktiivne ja industriaalmilitaarmaastiku avastusretk oli siis Teater No 99 Kuningas Ubu Haapsalu lähistel vanal sõjaväe lennuväljal. Aga veel, mis on need kohad, mida me kõige paremini tunneme? Et umbes 10 aasta jooksul on toimunud selline industriaalhoonete nagu ülestuunimine moodsateks äri- ja kultuurikeskusteks. Ja eriti atraktiivne on säilitada seal mingil määral siis see räme ja rohmakas keskkond. Et see on endiselt tajutav. Aga millest me räägime, kui me räägime nendest kohtadest, et loomulikult üks tuntumaid nendest on Kultuurikatel. Ja Kultuurikatel on siis Andrei Tarkovski, Stalkeri kunagine võtteplats. No see on endiselt ju selline väga cool keskkond. Stalker, mida ma usun, et jälle siin viibijad kõik teavad, et see on kultusfilm, ta on tuntud oma vaikuse, pikkade aeglaste kaadrite ja kummaliste keskkondade poolest. Et ta ju väga
visuaalsel viisil töötas keskkondadega oma filmides. Ja seesama Kultuurikatel on siis sissepääst tsooni, kohta, kus täitusid kõige salajasemad unistused ja teed sinna oskasid juhatada vaid eriliselt hulljulged ja iseäraste võimetega inimesed, stalkerid. Praegu käivad seal Euroopa Nõukogud ja muud sellised tähtsad inimesed. Ja mida me näeme seal kõrval toimumas, et siis see lugu seal EKKM-iga näib nagu kahtlaselt sellise näitena, et kus just sellist ootamatustele avatud piiriala keskkonda linna südames tahetakse just nagu välja puksida sealt. Et midagi kahtlast seal toimub. Aga enne kui Kultuurikatel niimoodi uhkelt laikama löödi, ta juba inspireeris siis teatritegijaid. Ja kes mäletab, siis see oli selline pime ja metsik koht. Ja Tarkovskilik vaib seal kindlasti ka hõljus. Teinekord võis ka etenduse ajal vihma pähe sadada. Võis ka jalad murda. Et see on siis Jaanika Johansoni Krabatepark, mis oli üks selliseid esimesi tõesti hästi nagu minu jaoks just nimelt ruumikogemusena väga nagu võimas lavastus. Aga vaatame edasi. Jälle tuttavad kohad Aparaati tehas Tartus ja Telliskivi loomelinnak. Et mõlemad, mis neid ühendab, on see, et nad on ju lühikese jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Nad ei olegi nii väga perifeeria, aga nad on olnud meie silme all pidevas muutumises. Nad on olnud kunagi suletud, seejärel hüljatud kohad ja nad on muudetud taas elavateks. Või siis Lennusadam, mis on pärast renoveerimist selline tõeline atraktsioon. Või Noblessneri valukoda, mis oli ka enne, kui teda on hakatud renoveerima, et ta oli kultuuriinimestele väga tuntud just oma puhta akustika poolest. Ja jälle mõned aastad tagasi oli koht, kuhu kõrgete kontsadega niisama naljalt ei läinud, küll aga mindi sinna kõrgkultuuri pärast. Kahjuks ma ei ole käinud veel seal Kai kunstikeskuses, et kuna ma olen parasjagu lõunaeestlane, siis kõikidel viimastel muudatustel ei jõua lihtsalt silma peal hoida. Aga veel üks tuttav koht, siis Tallinna linnahall, Moskva olümpia maamärk, lagunemas, ootab poliitilistest tõmbetuultes renoveerimist. Aga just parasjagu praegu on ta selles huvitavas faasis, kus ta pakub jälle ainet filmitegijatele, et ootame põnemusega seda saabuvat suurteost Hollywoodist. Ja üks kõige konfliktsemaid kohti ilmselt on siis Patarei vangla, 19. sajandil ehitatud, merekindlus, toiminud muuseumina, peopaigana, aga jälle peamiselt oodanud oma uut aega. Ja viimased uudised on siis see, et paistab, et see on saabumas, kinnisvara arendus juba käib. Aga vahepeal on Patarei vangla olnud siis ammendamatu allikas ühele fotograafia žanrile, mille teemaks ongi varemed. Lagunemine, niiskus, hallitus, ebaõdusus, õõvastus. Ja see on žanr, mida siis nimetataksegi vareme fotograafiaks või siis mitte nii hellitavalt vareme pornoks. Ja see on selline žanr, mis kujutab mahajäetud objekte, just arhitektuurilisi keskkondi, mis asuvad kuskil seal, kuskil eemal, no näiteks Ida-Euroopas. Ja need kohad, mida ma siin loetlesid, et see on tõesti ainult väike ja kõige tuntum valik sellisest kultuurilisest vareme pornost. Hoonetest, mis on saanud või saamas uut elu, aga just nad on olnud mingis mõttes atraktiivses selles vahepealses faasis. Nende funktsioonid omas ajas on olnud erinevad. On olnud tööstuslikud, militaarsed, linnahalli puhul isegi tõesti kultuuriline, aga see, mis neid ühendab, on siis see, et nad olid riigi, antud juhul siis Nõukogude Liidu, mõnel puhul ka Tsaari Venemaa, egiidi ja kontrolli all. Ja üksikute eranditega jäeti need hooned maha siis, kui see süsteem kokku varises. Nendest hoonetest sai mingisugune ülejääk, nad justkui unustati. Ja see unustamine sealjuures polnud valutu, vajumine aegade hämarusse, aga ta oli nagu kriipiv, häiriv ja sellepärast, et nad tuletasid oma olemasolu kogu aeg meelde. Sest suur osa nendest hoonetest asub ju inimeste käiguteedel, kesklinnas või selle lähedal. Aparaadi tehas on otse Tartu suurima tänava ääres, elumajade vahel. Telliskivi on laiutanud seal tühja kolossina Balti jaama kõrval. Et eluaegse rongisõitjana olen seal kogu aeg nagu tuttav olnud. Praegu vaatan sõprade tööaknast sisse, et see on väga suur muutus tegelikult tunnetuslikult minu jaoks. Ja kuigi mõnegi kompleksi ajalugu ulatub üle-eelmisesse sajandisse välja, seostuvad eelkõige need hooned ju meie jaoks okupatsiooniga. Aga mis see on? Et tööstusajalugu ei ole ju olnud Eesti rahvusnarratiivi tuum. Et üldises teadvuses on märgistatud see midagi kui teist. Väga sageli toimetasid nendes ruumides võõrtöölised ja domineeris vene keel. Ja hoolimata sellest, et ma olen täiesti kindel, et siin ruumis on veel mõni, kes mõtleb mõne oma perekonnaliikme või sugulase peale, kes on töötanud nendes kohtades.
Ja ma mõtlen selle peale ka ise, et millalgi 1970. aastatel värske Tartu Ülikooli lõpetanud noor füüsik, insener Oruaas, läks oma esimesse töökohta läbi värava, näitas näokontroll oli seal, kus on praegu Telliskivi loomelinnakus ja keskmine sissepääs ja mööda praegust Poetänavat läks oma kabinetti. Et minu isa töötas seal, kus praegu on Telliskivi loomelinnak. Ja see suhe nende kohtadega temal näiteks on üsnagi ambivalentne. Kui me saime seal ükskord esimest korda kokku F-hoones, siis tema reaktsioon oli see, et jess, ma tegin praegu Nõukogude võimule ära, ma sõitsin siia autoga sisse. Ja pärast seda F-hoone on üks tema lemmiktoidukohti. Talle meeldib see koht, aga samas see konfliktne ajalugu, just nimelt see kontrolli all töötamine tuleb temaga kaasa. Nii, ja nagu lubatud, läksin isiklikuks. Kui me räägime mälust ja mäletamisest, see on see, kui me räägime oma identiteedist, siis enamasti me räägime ju mälust ja mäletamisest. Aga mind huvitab hoopiski unustamine. Kuidas käib unustamine? Miks me oleme midagi oma kultuuris unustanud ja kas ja millisel viisil on midagi unustatud, mida me nüüd nende nõgeste vahelt üles otsime teatrikunsti kaudu. Et mis on nende etenduspaikade võlu? Et see on mingisugune eripärane atmosfäär, milles segunevad tööstuslikud, arhitektuurilised ja performatiivsed kihid. Ja atmosfääri uurija Gernot Böhme, saksa fenomenoloog, väidab, atmosfäär on miski, mis on subjekti ja objekti vahel, seega peab atmosfääri esteetika olema vastuvõtu ja teose vaheline esteetika. Ja ka see on üks vaheala, mis minu ja nende varemete vahel toimub. Et see on selline fenomenoloogiline mõtisklus, mis uurib muuhulgas ka asju, mis on meil nii-öelda naha all. Ja kui ma käin mööda neid varemeid, siis ma mõtlen ka sellele, millega koos ma sinna lähen. Ja sellepärast on siin see foto, see on tehtud Jägala jõel, Anija vallas, Tiinamal noogutab, sest ta teab seda kohta, eelmisel kevadel koduukse ees. Et see on see, mis on minuga kaasas. Ja lisaks sellele, et see on tehtud koduukse ees, on see tõenäoliselt ka Eesti kõige kuulsam jõgi. Väga suur konkurent Emajõele. Ja ma väidan seda sellepärast, et 20 kilomeetrit sealt allavoolu asub ju see. Seesama hoone, kus asub tuba, kust väituvad kõige salajasamad soovid. See majatsoonis. Et reaalses maailmas on see hüdroelektrijaam ehitatud 1917. aastal ja Nõukogude võimu poolt siis 68. aastal kinni pandud, kui elektritootmine läks üle massilisele nagu massiliselt põlevkivile, et siis need väiksed elektrijaamad suleti. Aga siin on üks pilt, mis meie teadvuses asub 20 kilomeetrit ülesvoolu sellest pildist, mis ma enne näitasin. Reaalselt tehtud küll Lõuna-Eestis. Ja siin on see kuulus kraav, mis on peategelane Tões ja õiguses, aga taustategelane on seal seesama jõgi, Jägala jõgi. Kuigi seal ei mainita seda nime, aga see on täiesti kindlasti seesama jõgi, sest Vargamäe asub Jägala jõe kaldal. Ja see on ju Eesti kultuuri tüvitekst. Mitte see, kuigi see ilmselt on maailmas kuulsam. Nii et ma leian ennast nende kahe äärmuse vahel nii otseses kui sümboolses mõttes. Ja seal keskpaigas ei ole ainult mitte mina ja minu vanaisa ehitatud maja ja see jõekallas, aga seal on ka see. See on siis Kehra tehas. Et kumma poolega nendest ma ennast seon nüüd üles või allavoolu. Minu vastus alati on olnud see, et ülesvoolu. Nii kui ma Tartusse ülikooli läksin, katsusin ma selle siin unustada koos selle haisuga, mis kopsudesse kleepub. Mul pole kunagi olnud mingisugust afektiivset suhet selle tehasega, ma tahtsin sealt ainult ära. Aga just see tööstuslik pool oma urbanistlike ja arhitektuuriliste ja sotsiaalsete ajalugudega on miski, mida mulle tundub, et nüüd laiemalt taas avastatakse ja tuuakse tagasi kultuuriteadusesse ja muu hulgas siis etenduskunsti kaudu. Ja Ameerika arhitekt ja linnaplaneerija Ryan Matson on oma essees Post-Stalker, seesama, millelt ma laenasin oma pealkirja, avanudki just nimelt seda sama varemet pornot, hüljatud tööstus ja militaarhoonete pildistamise fenomeni. Ja ta väidab, et selle žanri inspiratsiooniks oligi just nimelt Tarkovskis Stalker. Ja Matson osutab, et varemete romantika seisneb suuresti selles, et nad asuvad kuskil seal, Ida-Euroopas, endises Nõukogude Liidus. Ja mis see seal siis meie jaoks on, kui see on siinsamas, ümber nurga, kõrval tänavas?
Ja isegi kui Tarkovski filme teab iga kultuurihuviline, siis nende võttepaigad pole ju olnud sellised tuttavlikud kohad pikka aega, et need on pigem olnud kitsa seltskonna nagu lõbu, et käia nendes kohtades ja teadvustada, kus need filmid on tehtud. Ja Mattsson on sealjuures vareme porno kui žanri suhtes väga kriitiline. Ta ütleb, et kuigi postindustriaalsete varemete piltide vaatamine pakub naudingut, on see suuresti voyeuristlik. Sellest puudub ajalooline, poliitiline ja geograafiline kontekst. Ja nüüd ma vaatakski lähemalt mõnda näidet lavastustest, kus varemeporno atraktiivsus on täiesti äratuntav, see on seal kohal. Mind huvitavad need stalkeri järgsed etenduspaigad hetkel enne, kui need taas loomuliku linnakeskkonna osaks muudetakse. Mida teevad sellised lavastused minu kui vaatajaga? Mis neid etenduses avaneb, mis sulgub? Murru 422, dokumentaalne audiorännak leidis aset vanglas. See pole otseselt tööstusmaastik, aga oma arhitektuurilt ja olemuselt on sellega võrreldav. See oli siis üks viimaseid koloonia tüüpi vanglaid, kus kinnipeetavad jagasid oma konge ning neil oli ka ringi liikumise ja suhtlemise aeg ja samuti käisin nad seal lähedal karjääris tööl. Ja vanglas ringi kõndides saime teada nii mõndagi selle koloonia hingeelust. See oli suletud maailm oma sageli kirjutamata reeglite ja hierarhiatega. Etenduse ajal koheldi vaatajaid kui vange, järgiti ametlikke protseduure, jagati salkadesse ja pandi ka kongi luku taha. Etendus oli äärmiselt meeleline ja kogemuslik. Ja audioetendusena tuli ta väga lähedale. Ta jättis mu sinna mingis mõttes üksi, teistest eraldatuna, mis sest, et me liikusime salgas. Ja ka see visuaalne kogemus oli häiriv, kambrid olid külmad ja rõsked, isegi kui ilm oli palav. Audiojutustuses selgitati neid kohti ja nende funktsioone, slängi ja võimusuhteid, vägivalda, seksuaalset ärakasutamist, enesetappi. Aga jutustati ka abielude sõlmimisest ja vangla kirjandusklubist. Ja see vastuvõtu kogemus oli ambivalentne segu põnevusest, külmast, tüütusest, ahistus- ja vastikust tundest ja tärkavast sotsiaalkriitikast. Etendus kutsus märkama palju rohkemat kui atraktiivselt lagunevat kohta. Ta juhatas tähelepanu sotsiaalsele jäätmaale, ühiskonna ülejäägile. Lõpuks, kui kõlanud mälestuste autorid on tõepoolest minu jaoks tõelised kriminaalid ja ma ei tunne nende vastu kuigi palju sümpaatiat, siis ikkagi kutsus see etendus vastikusest enam esile empaatiat. Aga õnneks kõik sellised vareme etendused ei ole nii masendavad. Olme ulmad 2. Lavastus, mida mängiti Põhja-Tallinnas vanas tehase hoones. Olme on midagi argist, ulm on midagi unenäolist. See oli igapäevase unenäoliseks tegemine. Ja seda kõledat tööstuskeskkonda asuti pahupidi pööratud ja rõõmsal viisil kodustama. Üksikud kujunduselemendid viitasid kõik kodule, elutoale, magamistoale, köögile, mängiti köögi- ja koristusvahendite uste ja laudadega. Miski polnud sealjuures kasutuses oma tavapärasel viisil ja vähe sellest, ta tekitas jaburavõitu kontrasti kogu selle räpaka ümbritsevaga. Ja isiklik ja tööstuslik olid seal sellisel viisil segi pööratud, et miski polnud enam oma õiges funktsioonis. Kõik oli nagu paigast ära, out of functions. Ja need erinevad sfäärid polnud üksteisest lahutatavad. Ja mulle tundub, et see on järjekordne strateegia, kuidas me toome tagasi need keskkonnad oma enda kultuuri. Ja nüüd siis viimased näited ja loomulikult, millest me räägime, Narva. Peaaegu unustatud ja viimastel aastatel taasavastatud linn ja siin pole tegemist ainult mõne üksiku hoonega, vaid tõesti terve sootsiumiga. Muuseas ka kõva konkurentsis Tartule kultuuripealinna tiitlile. Pikalt ignoreeritud ja nüüd peaaegu müstifitseeritud ja romantiseeritud linn. Traumaatiliste mälukihtidega linn, mille barokne ajalugu meenutab end ilmetute hruštšovkade vahel vaid tükati. Linn, mis jõudis Eesti inimeste teadvusesse Krimmi annekteerimisega, kui selle vastu hakkas ootamatult huvi tundma välispress. Selle linna süda on olnud Kreenholmi manufaktuur, mis oma hiilgeaegadel Nõukogude ajal oli Euroopa suurim tekstiilitööstus. 19. sajandi lõpus oli see uus Manchester. Ja pankrotti läks tööstus alles aastal 2010, tuues endaga kaasa sotsiaalse kriisi. Ja pärast aastaid tühjana seismist on need hiigelhoone nüüd taasavastatud ja enne kui kinnisvara arendajad nad lõplikult üle võtavad, on seal toimetamas kunstnikud, muusikud, teatritegijad. Oomen. See on tehtud Oomeni etenduse ajal, see foto. Neid samas saale loomulikult on palju pildistatud, nad on niivõrd atraktiivsed. Oomen oli samuti liikuv audioetendus, mis sisaldas modernistlikus esteetikas stseene nii välis- kui siseruumides,
Tekst põhines Kreenholmi ajalool ja modernistliku luuletaja Aleksei Kastevi tekstil Töölislöögi poeesia. Kastev oli ideoloog, kes mõtles töös kui sellisest ja püüdis seda moderniseerida. Ja see hoone ise on puhtalt esteetiline kogemus. Puhtad sümmeetrilised sammassaalid, aga ka murenev krohv, katkised aknad, pimedad trepikojad. Paduvihmases oktoobriõhtus oli see kõik kummaline ja võõrastav. Miski polnud taas omal kohal, kõik oli paigast ära ja samas tundus see modernistlik luulerütm vastu seina kajamas nagu väga õige. Etenduses estetiseeritud tööd ja töötegijad. Kuigi ka siin on märksõnaks paigast ära, out of functions, on siin kindlasti oluline teema ka empaatia. Ja teine näide. Loomulikult Kremli ööbikud. Eelmise aasta hitlavastus, mis oli siis muusikaline lavastus Jaak Joalast ja teistest Nõukogude superstaaridest. Nõukogude lääne kehastustes sovjetlikus levimuusikatööstuses. Enamasti leiame tehastes ja muudes mahajäetud vahealades toimetamas vabatrupid, kelle lavastused on sageli väga intiimsed kogemused. Ja vaatamata sellele, et Tartu Uus Teater peab ennast endiselt veel väiketeatriks, siis siin oli tõesti tegemist suurproduktsiooniga, mis oli pooleldi popmuusikakontsert ja juba oma esimesel suvel 12 etenduse peale tõi kokku 23 000 inimest. Eesti inimesed tormasid Narva, sellesse unustatud linna. Kuigi ma ausalt öeldes tunnistan, et ei Oomen ega Kremli ööbikud ei olnud minu jaoks kunstilises mõttes väga suured saavutusest. Ja see ei olegi võib-olla oluline, sest need lavastused tegid midagi muud. Nad pugesid teistmoodi nagu naha alla ja panid mind millegi peale mõtlema. Kremli ööblikute kohavalik 2 riigi ja linna piiril oli sümboolne. Nii, ja enne etendust võis vaadata sealt üle kuivanud jõe ja sealjuures kuulata spontaanselt jagatud mälestusi näiteks teisel pool asunud kommipoest. See oli imelik ajaloo endaga kohtumise tunne. Ja teatavasti lõppes see etendus siis laulva revolutsiooniga, millest Joala välja jäi või jäeti ja päris lõpus kõlas siis see sentimentaalne armastuslaul, mille sõnad on unustuse jõel, on kallas 2 pool, milles kõlab lootus, et kunagi saabub parem tulevik. Selles sümboolses žestis on mingi lepitus. Ma ei pea siin silmas lepitus Putini Venemaaga, ma loodan, et seda esialgu veel ei tule, aga pigem rahu tegemist ajaloolise kogemusega. Muusikal on ju oluline osa Eesti kollektiivses identiteedis, nii nagu ka loodusel või teatud kirjandusteostel. Ja Tartu Uus Teater ühendas minu jaoks sellega 2 äärmust. Kultuuri keskse narratiivi, siis muusika kaudu ja ääremaa, selle unustatu. Ja nüüd ma tooks kokku need 2 jõge. Et Jägala jõgi on minu jaoks identiteedi jõgi. Narva jõgi osutus aga selleks, mis kutsus asjade üle järele mõtlema. Ja niisiis on toonud kõik need lavastused kuidagi kultuuriteadusesse või vähemasti minu isiklikku teadvusesse tagasi mitte ainult hooned, vaid ka teatud ajaloolised kihid või sotsiaalsed grupid. Ja samal ajal panevad need elule tagasi toodud kohad taas midagi unustama. Et me ei lähe enam telliskivisse, et jess, ma tegin Nõukogude võimule ära. Mingil viisil on nad kõik out of functions paigast ära, oma algselt kohalt ära nihutatud, koht ise, temaatika, vaatajaskond, vangi või tehase töölise rollis. Sellel ambivalentsusel on nii sotsiaalne kui esteetiline potentsiaal. Miski, mis paneb märkama peale kõige muu ka atmosfääri enda ümber. Atmosfäär ongi aga olemuslikult vahepealne. Ta on vaataja ja teose, vaataja eelneva elu ja käesoleva kogemuse vahepealne, etendajate ja nende ümbruse vahepealne. Nendes hüljatud paikades mängitud etendustel on tõepoolest minu arvates endiselt säilinud oma vareme pornole omane atraktiivsus. Aga ma usun, et Ryan Matsoni rõõmuks ja mitte ainult, kuna sellised lavastused, et Ryan Matsoni rõõmuks on need lavastused ka konteksti tundlikud. Isegi niivõrd sellised lustlikud hullamised, teravmeelsed hullamised nagu olmeulmad, ka see paneb meid teistmoodi selle peale vaatama. Need panevad meid tundma ja tunnetama seda kohta. Me mitte ainult ei mõtle ajaloo üle, vaid loome seda uuesti. Me kogeme seda uuesti. Ja kuna me kogeme seda uuesti, siis me muudame sellega seda kohta, sellega, et me seal käime. Me kõnnime, kuulame, puudutame, haistame. Tunneme külma või palavust, aga me loome ka kogukondi teiste vaatajatega. Võib-olla tõmbame ka eraldusse. Võib-olla püüame mitte kukkuda. Ja nagu Gernot Pööme pidevalt meelde tuletab, atmosfääri peab meeleliselt tunnetama.
Ja oma arhitektuuri ja atmosfääri raamatus kirjutab ta Saksa linnade ajaloolisest sügavusest. Linna atmosfäär on täpselt see viis, kuidas elu seal edasi läheb. Ja nendes ruumides ja nendes vahepealsustes kerkib esile minu jaoks mingisugune paigast ära tunnetus. Mõnikord viib see ka midagi kokku. Muuseas, see hetk Stalkeris, kui Jägala jõgi näitab oma tegelikku nägu, on see koht, kui Stalker räägib muusikast. Aitäh!